täiendus selles suhtes, et arvestades nende eelmise hooaja ikkagi head minekut ja tegelikult ka kõik hetkel selle Avavile ootel. Avavile tuleb ka ja pall läheb siit ka mängu. Pall seal eespool väga hästi ei püsi niimoodi, et oleks võimalik ja siit on vaata, et pahandus kohe majas ja Kaljurand hetkel päästab selle, mis siis ehitas, aga ja sealt tuleb ära ja Kaljurand põhimõtteliselt lööb selle ringist mängu panna, aga jällegi pisut selline olukord tundub, et noor väravaht seda võib-olla mängu ei näe siis nii hästi, et neid väljamängimisvõimalusi oli küll ja siit nüüd tuleb teine kollane kaart väga lühikese aja jooksul ja seekord välja tulla. Sükene kehv pall ja seal on jälle pall lahti, Elva on teisele väga lähedal ja sealt nüüd võetakse see värav ära, aga see muidugi on seesugune olukord, et seal tegelikult ilmselt tuleks hinnata seda, et kas väravahil oli see pall fikseeritult käes. Pigem oli sealt ikkagi pisut puudu ja võib-olla ka sellisest selgest mängudiktaatorist. Hea pall kasti suunas ja sealt nüüd mis sellise rünnaku ülesvõtmise seisukohalt ikkagi tähtsad on. Sealt nüüd väga kavalalt üritas ära keerata. Tibul. Leis, Sikk. Pall kasti ka, aga Kütt esimesena ja nüüd on pall lahti, sealt on võimalik tulla ka, aga hetkel ei. Lühikese võimalust ka ja siin on vaadatud ikkagi ei olnud halb löök. Bergit, päris korralik eeltöö sellele eelnevale olukorrale. Sikk. Pall kast ja seal oi kui lahti. Nüüd on löögikoht ka ja pannakse ja sealt tuleb rikassett, aga Kruus paneb käed vastu, võtab palli ära. Eelval kokku klappinud, vaatame ära. Paju palli taga, pall kasti ka, korralik pall ja sealt lõpuks ikkagi Kalevi meeste jalg esimesena vahel. Tuleb kauglöök ka, aga ümber ja kohtunik sealt selle olukorra Kalevi kasuks vilistus. Tuleb ka ja korralik löök, aga kehv palli kaotus. Kaljurand on väravast väljas ja sealt ei olnud üldse kaugel, et Kalev oleks endale oma eksimusest juba täna Hailovile see pall selgelt selja taha jäi ja Elval on siit hoopis võimalik vasakut äärpidi jällegi tulla ja tullakse väga hästi ja see pall käib postis ära. Kalevi kaitsemängus, et selliseid kaitseliidreid, kes tuleks need pallid 100% ära klaariks. Vaata, et võib-olla isegi mängu kohtlikum olukord tekkida. Vaatame, kas tuleb siit. Tuleb ka ja pall käib latis ära ja Leis ei suuda sealt puutaks lüüa. Kristo Küljastinen paneb vile suhu, puhub seda 2 korda ja see siis tähendab seda, et me saame siit kohe võimalus Kalevil vastu nõelata. Vasakut äärpidi nüüd tulevad Tallinna Kalevi mängumehed, korralik löök ka, aga Kruus paneb sealt ees postist käed vastu ja tõrjub palli üle otsajoone. Korralik kannasööt ja Kalev tuleb. Vasakut äärpidi ja ei ole üldse kaugel, et sealt oleks olnud ka esimene olemas, aga ümaramad numbrid tihti selliseks 8 või 9 joonistuvad. Vaatame ära, sealt kauglöök ka, aga Kruus paneb käed vastu ja ühel hetkel juhtub sedasi, et väraval ei olegi seal suures pildis miskit teha peale klaariks löömise. Korrast Kalev koheselt ei suut palliga edasi tegutseda ja nüüd korralikult võitlusesse ka ja vaata, et seal nüüd Mihhailov tundub, et sai selles olukorras haiget. Siis rünnakul ei suutnud hoida. Nüüd tegelikult Ivans seal suluseisus ei olnud, tagumised kaitsid selle olukorra ilusti ära ja Ivans saab siit vasakut äärest nüüd ka ette võtta. Võtab sealt parema jala peale, keerab kaha ja otse väravahile. Korralikult rahvale ka, Evans võtab ette. Seal parem jalg oli tegelikult löögiks olemas, aga otsustas ikkagi söödu kasuks. Just kui sellist kiiremat mängu Sibulat nõudis, tuleb löök ka, aga sealt viimased 10 minutit meil tiksuvad normaalaega.
hästi ja sealt on Kalevil võimalik tulla ja tuleb ka. Kalev saab oma esimese kätte ja teeb siin hetkel seisuks 1-1 ja kas see on super vahetus, sellepärast et ja see, mis ma ütlesin, et õhus on pigem Kalev esimene kui Elva teine ikkagi siin lõpuks kinnitust leidis ja väga hästi sealt Kalevi esindusvõistkonna särgis löödud esimese väravaga tuleb ka sealt korralikult Mihhailov ja oi ja Kruus pudistab niimoodi, et siit pannakse lennuk teele. Natukene selline endale tolmuimega sisse tõmbamine, see värav oli, kui me seda siin uuesti vaatame. Ebamugav löök tuli seal enne väravahti põrge, aga ikkagi Kruus hetkel tahaks öelda, et vajus pisut läbi. Ja Mihhailov sai selle peale oma lennuki teele saata, aga no kehva ja Elva on. Poole pealt mänguvärkseks intervjuuks Veiko Kütt, et alustuseks äkki võtad läbi enda silme selle mängu kokku, et päris sükene üles-alla Ameerika mehed. No klassikaline esiliiga, et ütleme, et kes telekast jalgpalli vaatasid, siis võib-olla panid kinni vahepeal, et väga seksikat jalgpalli ei mängita, aga niisugune kõik mängud on sellised kuradi, kuidas ma ütlen, ühe värava mängud, et kes mingil hetkel natukene rohkem tahab, et hooaja varast vaasi sa mainisid. Elva kohta on öeldud, et olete hooaega üsna hästi alustanud, et mis need sihid hetkel on? Ega meil otseselt midagi muud ei olegi, kui nagu alati, et anname endast parimat, meil ei ole mingi nii, et osad on siin välja hõikanud, et kindel Premier Liigasse tõus ja nii edasi, et meil see ei ole nagu prioriteet, et teeme kõigil elu nii raskeks, et ei tõuseks keegi sama lihtsalt Premium liigasse, et see aasta on niisugust selgelt favoriiti ei ole ja miks mitte, nagu kui kõik kokku langeb, oleme varemgi käinud üleminekumängudel nii-öelda, et äkki õnnestub see aasta ka. Sinu kohta saab öelda, et tänase mängu kangelane, tõid võistkonnale 3 punkti ära. Jah, hea tunne värav lüüa, otsustav värav, aga ma arvan, kõige tähtsam on ikkagi need 3 punkti Kalevile ja õnnelikult koju. Pole seda võimalust, et kõige olulisem ikkagi on tervis ja siin paar päeva tagasi juhtus õnnetus Premium liigas. Mark Maksimkin sai siuke vigastus, et ei tahaks ka vaenlasele vaata soovitada ja ma tean Marki ise ja et Premium liiga on Mark sinuga ja tegelikult ka meie klubi ja kogu Eesti liiga, ma usun, et on sinuga. Pole terve, ma tean, et sa oled päris tugev ja sa tuled sealt tagasi, et me oleme sinuga koos. Aga jah, kõige olulisem ikkagi tervis.